Oleme plaadifirma Kurvad uudised kontoris, et rääkida artistiga, kes on just välja andnud Eesti popmuusikas hetkel enim kõneainet tekitava plaadi. Tänaseks külaliseks on Maria Kallastu koos oma esimese täispika albumiga Digipalavik. Kuid kuna tegu on alles debüüdiga, on tema nägu ja hääl laiemale publikule seni tuntud eelkõige Nublu loost Push It. Sürreaalne oli tulla siis Pärnust pärit, tulla sealt, kus kogu aeg Nublu plästis igal pool ja siis olla lõpuks temaga samas paadis, olla stuudios, olla lavadel. Et väga lahe ja olen nagu tänulik, väga lahe aeg oli. Maria Kallastu kirjeldab oma albumi helikeelt kui parajalt veidrat popmuusikat, mis toob kuulajani värskeid kõlasid ja žanre, mida siin seni vähe kasutatud. Varasemalt tihtipeale on see, et kui lugu välja tuleb, siis ise kuidagi ei kipu seda nagu kuulama. Selle albumiga on täiesti vastand, et ma olen väga uhke selle töö üle, mis me oleme teinud. Kui eelmisel EP-l võis kuulda R&B ja souli mõjutusi, siis nüüd on tempo märgatavalt tõusnud ning klassikalised instrumendid on asendunud modernse ja tantsulise, kohati lausa hüperpopiliku helikeelega. Albumi inspiratsioon pärineb Maria lapsepõlve lemmikutest nagu Rihanna, Kylie Minogue ja Christina Aguilera. Kallastu ise tahab panna oma kuulajad tundma, nagu nad oleksid kosmilises unenäos lendlemas ning tajuksid pärast albumi kuulamist justkui uut ärkamist. Jah, lapsena ma olin päris selline introvertne ja uje, et pigem nautisin just seda üksi olemist. Et ma üritasingi tuua tagasi sellise unistava oleku, viidates siis väiksele minule, kes vaataski neid videoid ja vaatas neid suuri staare seal ekraani peal ja kuidas ma kujutasin ette, et selle inimese asemel olen mina hoopis seal laval. Albumil teevad kaasa ka Nublu ja Kitty Florentine. Maria sõnul tuli nende valik väga loomulikult. Nublu tuli puhtalt selle loo oleku pealt, et see Girl Vamp on parajalt veider lugu ja Nublu on ise ka parajalt veider artist. Kõik koos arvasime, et ta suudaks midagi väga lahedat sinna peale teha, olles siuke geniaalne sõnasepp nagu ta on. Ja Kittyga tuli ka, ma kujutasin ette ta õhulist vokaali selle loo peal üli hästi, et tal on sellel on selline natuke nagu välismaine tunnetus ka sellel lool. Ma ütleks, et kui R&B'st rääkides see on kõige rohkem sellisem ja Kitty on selles osas täiesti fantastiline, et ma isegi kedagi teist ei kujutaks selle loo peal ette. Uus album on kirjutatud triona koostöös Mattias Tirmaste ja Boy Pepperoniga. Kui Mattiasega muusikat tehtud juba Georg Otsa muusikakooli aegadest, siis Boy Pepperoniga saadi tuttavaks mõni aastat tagasi, kui Maria laulis kaasa tema loole Õnnelik. Hea loominguline klapp viis 24. aastal ühise looni Säran. See, et koos aga albumini jõuti, ei olnud sugugi Maria initsiatiivil. Tegelikult nemad kutsusid mind mulle albumit tegema. Ja mina olin samal ajal siis ise nagu tegin üksi seda, et olime nagu kahel erineval teel ja siis lõpuks jõudsime nagu kokku sinna. Mingid lood on tõesti väga isiklikud ja räägivad reaalsetest tunnetest ja kogemustest. Mingid lood on lihtsalt sellised, muusika peab lõbus ka olema vahepeal. Albumit saab täismahus kogeda juba järgmisel reedel Tallinn Music Weeki raames klubis T3. Oodata tantsijaid, koreograafiat, ilusat valgust, ilusat lavakujundust. Et tuleb selline väga minulik, ma arvan. Aitäh, et jagasid albumi tagameid. Näeme siis, kui näeme kontserdil. Näeme kontserdil. Maria Kallastu uus album Digipalavik on saadaval kõikidel voogedastusplatvormidel ja laivis näeb seda juba 10. aprillil. Kes soovib aga soovitusi selleks nädalavahetuseks, siis siit mõned näpunäited. Alustame sellest reedest, kus Tallinnas Fort Baris astub üles mitmekordne Eesti Laulu finalist Minimal Wind, uuendatud koosseisus ja värske kavaga. Olen kindel, et nii väikeses ja intiimses kohas neid enam ei näe, nii et tasub haarata võimalusest. Laupäeval saab aga jätkata suure rahvapeoga, mis leiab aset Helitehases. Laval ühendavad oma jõud vanalegendaarsed untsakad ja uus klassikarahva muusikas Curly Strings. Õhtu täis erinevaid põlvkondasid, aga seda sama üht armastust Eesti folkmuusika vastu.
Kes soovib aga kuulda legendaarseid väljamaa hitte, siis Jõhvi kontserdimajja on laupäeval sattumas brittide Roxetti tribüütbänd. Kõlavad hitid nagu The Look, Joyride, Must Have Been Love ja paljud teised. Käredamale lainele minnes ajame aga põranda kuumaks kõigepealt death metaliga. Reedel saavad Tallinna Rockiklubis The Crypt kokku kogenud rokkarid bändist Surgent ning noored ja vihased bändist Humanity. Kõrvadele saab aga veidi pehmemat rockipuhkust laupäeval Tartus ERMis, kus laval on nii vennaskond, DND kui ka sõpruse puiestee. Õhtutäis head Eesti melanhoolset rocki. Kes aga soovib soojasid ilmasid kutsuda lähemale suve pealinnast Pärnust, siis seal on ainukordne võimalus näha vaid 9 õhtuks kokku tulemas Pärnu unistuste bändi. Laval on Belka, Mihkel Raud ja paljud teised ning mängitakse omas kastmes vaid hitte. Näiteks nagu hetkel taustal kõlav nende versioon Kuldse Trio loost Mina olen robot. Laupäev pakub aga veel väga palju erilist. Tallinna džässiklubis Philly Joe's esineb bändiga Portugali kitarrist Mané Fernandes, kelle repertuaar ulatub hip-hopist ja elektroonilisest muusikast, vaba improvisatsiooni ja spirituaalse džässini. Kuigi Maria Kallastu kontsert on alles järgmisel nädalavahetusel, võib sel laupäeval näha esinemas hoopis tema vanemaid. Pärnu Elisabethi kirikus astuvad Kai ja Andrus Kallastu üles koos Aare Tammesaluga. Esitlusele tuleb Luigi Boccherini teos Stabat Mater koosseisus sopran, orel ja cello. Ja minu selle nädala viimane soovitus viib aga hoopis tantsuradadele. Laupäeval Tallinna Botaanika ja Palmimajas ootab sind oma embusesse elektrooniline muusika läbi erinevate maa pärimuste ja kultuuriruumide üritusel Hao Hao. Selleks korraks kõik, tagasi stuudiosse.